tere kallid vaatajad, et meil on Eesti õpilassõnade võistlus 2014 nüüd väikene paus ja me siis kasutame seda võimalust ja teeme õpilassõnadega väiksed intervjuud. Minu nimi on Ander ja minu kõrval seisab Võlu Maria. Aga lähme siis kohe esimese õpilassõna juurde. Õpilasfirma Sants. Kuidas teil tänane võistlus läinud on? Ma arvan, et päris hästi, et suutsime hea esitluse teha, ma arvan, kõigile meeldis, ma loodan. Ja nüüd ootame stendi vooru. Te juba, ma tean, et te käisite juba ära kohtunike juures, et mida teilt täpsemalt teada taheti? No küsiti töölepingu seaduste kohta hästi palju. Et nii mõnegi küsimusega jäime jänni, kuid enamike küsimustel suutsime ilusti ära vastata. Et mul on ka paar küsimust. Kõigepealt, mis on kõige huvitavam tööpakkumine olnud, mis on teie kodulehel ilmunud? See on nüüd väga hea küsimus. Väga raske on midagi leida nende kõikide huvitavate tööpakkumiste seast. Kui ma usun, et mis sobis kokku kõige rohkem meie temaatikaga oligi see, et kuskil 1000 kuni 1300 erinevat visiitkaarti tuli lihtsalt Exceli tabelisse toksida. Ja me arvasime, et alguses ei leia sellele üldse töötegijad, kuid uskumatul kombel tuli sinna kohe esimese päevaga 10 kandideerimisavaldust, et see selline töö osutus kõige kuumemaks kaubaks meil üldse. Mul on küsimus ka Neiule, et kui mina vaatasin teie kodulehte, siis seal olid ikka päris mehised tööd, et lumerookimine ja et kas midagi naiselikku ka sealt võib leida? Kindlasti võib, ma arvan, et kõik need, mis on seotud mingite ankeetide või visiitkaartide sisestamised, et selle töö võttiski 28-aastane ema, kes oli lapsega kodus. Ja ma arvan, et see on suurepärane võimalus teenida lisaraha isegi, kui sa hetkel töötada ei saa täiskohaga. Aitäh! Ja ma küsiks viimase küsimuse, et kuidas on üldiselt meeleolud siin? Ikka väga head, ütleks. Selge, aitäh! Liigume edasi siis. Ja järgmisena on meil siin õpilasfirma Miracoloso, jah? Et teie siis üritate lahendada ilmselt tüdrukute suurt muret, et nende ehted siis kaovad ära või lähevad sassi või midagi, et mida te täpsemalt siis teete? Me toodame kõrvarõngaste hoidjaid, mis muudab naiste elu lihtsamaks. Et saab paigutada kõrvarõngad karbist siia. On väga lihtne neid leida, ei ole sassis. Et teie toode on siis nagu ka veidi rohke sellise kujundlik pilt nagu seinal siis põhimõtteliselt, et see näeb juba ilus välja, eks ole? Ja see on praktiline toode, et see nii ka toa kaunistus kui ka siis kõrvarõngaste hoidja. Kuidas teil senimaani müük edenenud on? Meil on väga hästi edenenud, näiteks Rapla laadal me müüsime enda kõik tooted ära, meil osteti kõik ära, see oli päris hämmastav. Ning Kristiine laadal osteti meil tänu sõbrapäevale väga palju neid. Ma vaatan, et teil on siin raami küljes ainult need konksudega kõrvarõngad, aga kas selliseid... need on... Folliga käib. Saab. Ja kuidas ma nad ära saan sealt? Väga lihtsalt. Võtate tagus ära ja siis... Selge, väga põnev, väga põnev. Aitäh teile, me liigume kolmanda õpilasfirma juurde, kelleks on meil Luksvalgus, ma vaatan. Teil tulevad vist juba järgmised intervjueerid. Kas teie olete juba žürii juures käinud? Ja käisime. Kuidas teil läks ja mis oli kõige huvitavam küsimus äkki? Väga hästi läks, suhteliselt üllatav oli see, et žürii liikmed olid hästi sõbralikud ja naeratasid meile kogu aeg. Kõige huvitavam küsimus oli ilmselt see, mis meist tulevikus saab, et kuna me ise ka sellele tegelikult vastust veel ei tea, et me siin üritasime nagu prognoosida, mis võiks nagu saada, mis võiks juhtuda. Aga ma kuulsin, et te olite Iisraelis väga edukad. Mulle tuldi Itaalias juba õnne soovima, et Luksvalgusel läks väga hästi. Et milles peitus teie võlu, et te saite selle eripreemia seal? No meil oli see boksi kaunistus oli umbes nagu meil praegu on. Et nagu see oli nagu väga pilku püüdev, sest teistel olid nagu meie oma oli ikka väga nagu selline käsitsi tehtud ja üldse selline käsitöö ja see on nagu märkimisväärselt midagi, mitte lihtsalt välja prinditud sellised stendid. Kui ma vaatan teie tooteid, siis need näevad välja sellised üsna keerulised, et kas te olete võimelised neid ise tootma või neid toodetakse kuskil teile? Need raamistikud laseme me toota, et kas siis perekondade meesliikmed,
siis meil on käimas siin kerge tootearendus. Alguses meil olid lihtsalt sellised montaažilindid, aga nüüd on siis selline metallmõre ja plekk, et see siis sobib kodude interjööriga rohkem ja on lihtsalt ilusam ja kvaliteetsem. Aga see just see tikitud osa või ma ei oska seda nimetada, kuidas seda nimetada, kootud, mis kootud see ei ole, kangad just, et kas need on kuskilt juba valmis või te teete need ka ise? Kangad me tavaliselt nagu kas leiame vanaema juurest või taaskasutuskauplusest või kodust, sest nagu me ise käime gümnaasiumis ja gümnaasiumiõpilase eluga pole kõige kergem, et me nagu aega nagu väga palju ei ole, et kasutamegi neid, mis me leiame. Aga põhimõtteliselt, kui inimesel on juba lamp kodus olemas, siis teie need lambivarjud on nii-öelda universaalsed, et põhimõtteliselt sobivad paljude erinevatega, eks ole? Jaa, kohe kindlasti. Nad on sellised teistsugused ja ma arvan, et nad püüavad ilmselt paljude pilke. Et samas isegi kui inimesel ei ole võimalik osta uut lambivarju, aga samas tahaks nagu midagi uut, tahaks uuendada, siis meil on olemas ka selline alternatiivtoode, et see on siis nagu, meie kutsume seda seelikuks ja seda saab siis niimoodi kasutada, et juba olemasoleval lambil, et lihtsalt seod ümber kinni ja juba on teistsugune ilme. Et oleme mõelnud iga inimese suhtes, et suurendada oma sihtrühma. Suur aitäh teile, Luksvalgus! Teeme siit nüüd väikse pausi ja oleme varsti tagasi teiste õpilasfirmadega. Oleme nüüd tagasi vestluses õpilasfirmadega ja järgmiseks on meie juures õpilasfirma Neon Vision. Tere! Et teie toode on selline päris keeruline ja huvitav, et kuidas te selle tehnilise lahenduseni üldse jõudsite? Kuna meil kõigepealt oli soov teha helendavaid prille, siis me otsisimegi internetist erinevaid vahendeid ja viise, kuidas selliseid helendavaid prille siis teha ja meie õnneks leidsime me sellise helendava juhtme ja me liimime selle eraldi siis prilliraamide külge. Et tehniliselt tegelikult väga keerukas ei ole, et on vajalik ainult see ilmselt mingisugune patareiga toiteallikas ja lihtsalt see juhe tuleb see külge keeritada, jah? Jah, tõesti, et meie töö on ainult see lihtsalt külge liimida. Kas teie toode on populaarne eelkõige pidutsejate hulgas või kantakse seda ka võib-olla niisama kooli peal? No rohkem ikka pidutsejate hulgas, et enamus ongi ostida sellist 20-ndatest mehed ikka, et minna klubbi õhtul peole. Aga me oleme näinud ka linna peal tegelikult Tartus, kui me müüsime, siis juba kaubamaja peal oli näha, et kõnnitakse ringi. Kas te teate, et mõnel mehel on sellepärast, on suutnud mõnele naisele niimoodi silma jääda nende prillide pärast ka või? Ei, no sellist tagasidet veel ei ole tulnud, eks tuleb küsida, kuidas läinud on. Et ma küsiks natuke selle tehnilise poole pealt, et kuidas need kõigepealt vilguvad ja kas see helendamine ära ei kao? Helendamine ei kao ära, kuid ajapikku aastate vältel, ütleme nii 5 aastat, võib see helendamine veidike nõrgemaks muutuda. Ja see helendamine toimub nii, et vasktraadi ümber selle juhtme sees on fosforikiht ja selle sees on vahelduv vool ja see panebki juhtme helendama. Väga põnev. Ma sain nüüd natuke targemaks. Aga ma tahtsin seda küsida, et näiteks kui mul on prillid või ma näen halvasti ja ma tahaks näiteks enda prillidele, mis on miinuse või plussiga, panna need külge, kas ma põhimõtteliselt saaks, et kui ma tahan enda prillidega peole minna ja ma ei näe? Ja see võimalus on ka olemas, aga samas on prillikandjad kandnud oma prille ja lisaks meie prillid ka pannud, nii et ei ole probleemi ka niimoodi 2 prillide kandmisel korraga. Selge, suur aitäh, Neon Vision, ja soovime edu. Liigume edasi, ma vaatan, et meil paistab siin EasyClip. Tervist, neiud! Neiud, mul on teile hoopis selline küsimus, et kuidas te hoiate üleval oma meeskonna aimu? Me oleme väga rõõmsad ja viskame naltsi. Väga töökad, teeme kõike koos alati. Meil on väga hea sisekliima ja koostöö. Kas, kui te mulle ütlete, et väga hea koostöö, et kas te selle idee peale toota neid klipse tulite ka kõik koos või? Jaa, me korraldasime koos ajurünnaku. Tegelikult idee tuli ikkagi Silvial, algne idee. Aga meil oli kõik koos ja tunnistasime seda. Kui edukalt teie toodete müük seni on läinud? Väga-väga edukalt. Me oleme ületanud oma prognoosi juba 14-kordselt.
aga kes on teie põhilised kliendid, keda siis selliseid juhtme sõlmeminemisprobleemid vajavad, et kas need on vanaemad, kes tahavad oma lastele kingitusi teha või on need noored ise? No kõik muusikakuulajad tegelikult, aga enamasti ikkagi noored. Ma lappasin teie aruannet üks päev ja see oli Pillerin, on ju, kes tegi uurimustöö. Mis selle teema oli kõigepealt? Eesti õpilasfirmade õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjused. Ma tahtsingi küsida selle ebaõnnestumiste kohta, et mis on põhiline põhjus, et äkki mõni kuulajatest saab seda vältida tulevikus? Kõige suuremaks ebaõnnestumise põhjuseks oli ikkagi vale tiim, et koostöö ei sujunud hästi ja samuti ajanappus. Aga mis on teie firma edusaladus? Ma arvan, et see, et me kõik oleme väga töökad, me kõik pakume oma variante välja ja kui meil mingid vaidlused tekivadki, siis see on just hea, sellepärast et kõik avaldavad enda arvamust ning selle tõttu meil tekivadki uued ideed ning me saame oma toodet arendada. Aitäh teile, Isiklipp, ja liigume edasi. Meil paistab siin õpilasfirma Flashart. Õpilasfirma Flashart. Ma küsiksin teie käest, et kuidas te eristute teistest fotograafia teenuseid pakkuvatest ettevõtetest? У нас на каждой фотосессии присутствует 2 фотографа. Один работает с моделью, а другой ловит случайные кадры, так как в наши дни очень ценятся именно случайные кадры, потому что они получаются самыми живыми и красивыми. Et õpilasfirma Flashart, nende edusaladus on see, et mis eelistab neid konkurentide ees, et neil on kohal alati fotosessioonidel 2 fotograafi, kellest üks teeb juhupilte, sest juhupildid tulevad palju loomulikumad ja naturaalsemad ja huvitavamad. Kas need fotograafid on pärit teie enda firmast või te palkate nad kuskilt väljaspoolt? Saaks veel ükskord küsimust? Et kas need fotograafid on pärit teie firma seest või nad tulevad kuskilt väljaspoolt, et te palkate nad? Ну, наши фотографы, они из нашей фирмы, получается, и зарплаты мы платим тоже фотографам из своей кассы. Et põhiliselt on jah, nende enda õpilasfirmade liikmed on, et sa oled ise ka, on ju, üks fotograaf, jah. Milliste pildistamissoovidega inimesed teile kõige rohkem lähenevad, et kas nad tahavad lihtsalt tavalisi momente või pakutakse teile rohkem mingeid üritusi pildistada või kuidas? Мы предлагаем, как обычных фотосессий, как у нас часто заказывают, также подарочные карты, которые популярны. И мы стали популярны среди учителей, которые заказывают у нас разные дни рождения и мероприятия для своим детям и своим классам. Мы этого не ожидали, на самом деле, с начала года. Et põhiliselt nad korraldavad siiski fotosessioone, kuid on ette tulnud ka, kus kutsutakse laste sünnipäevadele pildistama ja nad ei olnud seda algusest peale oodanud tegelikult, et see on midagi uut neile. Aga suur aitäh teile ja meie siit kohalt teeme jälle väikese pausi ja tuleme teieni tagasi mõne minuti pärast. Jätkame siis oma intervjuudega H-keskusest Eesti õpilasfirmade 2014 võistluselt ja meiega on nüüd õpilasfirma TK koolitus. Et tegelete noortega, miks just nii väikeste lastega? No me mõtleme, et nendele see on väga vajalik ja kasulik nendes rühmas. Kuidas teil senimaani läinud on? Kas lapsed on osavõtlikud, on nad, meeldivad neile teie üritused? Tegelikult kõik on suht erinevad. Mõned ei ole meis eriti huvitatud ja neid peab kuidagi köitma. Mõned on just hüperaktiivsed ja see segab ka koostöös, et neid peaks ka natuke rahustama kuidagi. Et need on täiesti erinevad ja... Aga kuidas te üldse lähenete lastele, et kas pakute lastevanematele seda oma teenust? Tegelikult me pakume oma teenust nii lastele kui ka nende vanematele, sellepärast et on vajalik, et vanemad oleksid ikkagi huvitatud sellest, mida õpivad nende lapsed. Nii et meil on 2 sihtrühma.
et kui ma teie esinemist kuulasin, siis mul päris ausalt tulid pisarad silma, sest tegelikult see teema puudutab meid kõiki, aga kui palju saab Eesti inimene aru, et seda on vaja, et sellist koolitust just väga noortele lastele on vaja? No me loodame, et ikkagi pärast meie seda esinemist paljud hakkavad sellest mõtlema ja et see on ikkagi vajalik teenus ja peab sedagi kuidagi arendada Eestis ka. Ja siis te rääkisite erinevatest käitumisprobleemidest, millest te varem teadlikud ei olnud, aga millised on need põhilised, millega on kõige rohkem muresid teil? Tegelikult see oligi siis kas mõndade laste liigne aktiivsus või siis vastupidi, et nad ei olnud huvitatud meie tundides. Sellega tekkiski kõige rohkem probleeme, sest me pidime kõiki võrdselt kuidagi köitma oma tegevuse poole ja siis kuidagi neile anda seda võimalust koostööd teha ja suhelda omavahel. Kas te tunnete, et teie tööst on nende laste eludes abi või on nad nagu kuidagi muutunud ka juba? Ja me mõtleme, et ja. Meile kirjutasid ka vanemad, et nad näevad, et lapsed kasutavad meie infot, mida me anname nendele. Aitäh teile, väga tublid! Ja me liigume edasi. Ma näen laudade peal keemiakogumikke. Meil on siin vennad trummid. Vennad trummid. Miks just keemia? Miks mitte matemaatika või füüsika? Kuna Kohila gümnaasiumis, kus kohast me tuleme, oli siis meie klassis teistel õpilastel just keemiaga kõige rohkem raskusi. Aga kas te näete võib-olla tulevikus ennast ka laiendamas oma tootevalikut siis ka teistes nii-öelda õppeainetes? Ja me oleme selle peale päris palju mõelnud ja kui nüüd järgmisel aastal hästi läheb keemia kogumikega veel, siis me plaanime kindlasti füüsika peale näiteks minna. Kas te olete juba oma raamatuid, konspekte suutnud ka kuhugile nii-öelda müügile saada? Jah, meil on Kohila Konsumis on müügil. Ma hakkasin mõtlema, et kuidas selle väljatöötamine käis, et kas te võtsite ette kõik võimalikud keemiaõpikud, mis on ette nähtud ja siis lappasite need läbi ja panite nagu spikrisse kõik kirja ja siis tegite sellest kogumiku või kuidas see täpselt käis? Me kogusime kõik materjalid kokku, mis me vähegi suutsime leida internetist, õpikutest, vihikutest ja siis otsisime just välja kõige tähtsama ja üritasime siis võimalikult lihtsalt need ühte kogumikku kirja panna. Kas õpetajad lubavad neid kontrolltööde ajal ka kasutada? Keemiaõpetaja on lubanud neid kasutada kontrolltööde ajal, jah. Ja õpikut näiteks ei luba kasutada, on ju? Mitte iga kord, jah. Väga põnev. Aga liigume edasi. Siin nurga taga paistab õpilasfirma Kroonikud. Tere! Õpilasfirma Kroonikud. Ma saan aru, et te olete väga põneva lahenduse leidnud raamaturiiulite tootmiseks. Et miks just toota raamaturiiulit raamatutest ise? Me loome raamaturiiulid raamatutest eelkõige sellepärast, et saaks siis taaskasutada lihtsalt kasutamata jäänud raamatuid. Ning teine põhjus on siis ka sellepärast, et see näeb välja huvitav ja eripärane. Kuidas teie toote müümine siis täpselt välja näeb, et kas te paigaldate raamaturiiulit kliendi seinale ise või loote ise sellise stendi kuidagi? Me toome jah stendi siis laadale kaasa, aga nagu me kodus ei paigalda, vaid me anname tüüblid ja kruvid kaasa. Kuidas teil müüks senimaani läinud on? Alguses küll halvasti, aga tasapisi on tõusnud ja aina paremaks on läinud siiamaani, et areneb, läheb paremaks. Kus te leiate need raamatud, et kas te võtate enda koduriiulitelt või te reklaamite kuskil, et tooge oma kasutamata tühjana seisvad raamatud põhimõtteliselt meile? Et hetkel ei ole tõesti vaja läinud seda, et me siis saame koduste raamatutega hakkama. Me oleme mõelnud ka seda, et trükikodades jääb palju siis praakraamatuid alles, et sealt küsida nendega koostööd. Ja mis on teie edasine tootearendusplaan, et kas teha need riiulid paksemaks, pikemaks? Või no, me oleme mõelnud tootearendusele, aga nagu realiseerida ei saa, kuna meil polnud küllalt kapitali selle jaoks. Me tulevikus nagu ei mõtle, et me teeme seda edasi, nii et eriti tootearendust pole. Te käisite žürii juures ka. Kas teile esitati ka mingeid põnevaid, intrigeerivaid küsimusi, mis oli kõige huvitavam äkki?
No, seal esitati selliseid natuke imelikke küsimusi küll, et küsiti, kas ettevõtluse loomine on toonud meile rohkem naisi näiteks. Ei oska eriti vastata sellise küsimusele, aga no eks nad natukene vingerdavad ka seal žürii juures. Naised või žürii? Žürii ikka vingerdab, naised ei vingerda. No nii, teeme siis nüüd siit taas väikse pausi ja oleme peagi tagasi uute õpilassõnadega. Oleme nüüd tagasi õpilasfirmaga Idarüütlid ja teie pakute siis kohvikuteenust, et kus te seda täpsemalt pakute? Teeme seda enda koolis 3. korrusel, ruumis 310. Kas teie koolis on kohvik täiesti uus ja innovatiivne asi? Ei ole, see on põhimõtteliselt meie kooli traditsioon. Et see iga 11. klass korraldab seda. Mis on teie kohviku menüüs seda, mida võib-olla teistes kohvikutes ei ole? Meie kohvikus on jäätist, see on jää ja kohvi on väga palju. Aga sellist nagu mida tavalist, midagi uut nagu küll ei ole, et mida teistes kohvikutes ei ole. Aga kas te püüate näiteks oma tootevalikus hoida siukeseid tervislikke tooteid ja toite, et õpilaste, ma ei tea, figuuri hea hoida? No, nii ja naa. Üldjuhul me ikka proovime laiendada oma tootevalikut ja siis võib-olla rõhutada sellele tervislikule toitumisele. Aga ma küsiks vahele, et mis kool see meie kool on? Kohtla-Järve ERV gümnaasium. Selge. Ja ega te juhuslikult ise midagi ei valmista seal või kõik on kuskilt sisse tellitud? Et meil on kõik sisse tellitud, et pakendatud kaup, et me ei tohi, lahtist kaupa ei tohi müüa. Te mainisite, et see on teil traditsioon ja mitmes aasta teie juba olete? Päris täpselt ei oska öelda, aga kuskil niimoodi 7 aasta peaks kindlasti olema. Ja ega te juhuslikult ise sealt toitu ei näppa vahepeal, kui kõht tühjaks läheb või kuidas on seda kohvikut pidada üldse? Teeme endale kohvisoodustusi koolipäeva lõpus, aga tavaliselt nagu kui midagi tahame, siis me ikka maksame ka selle eest. Selge, suur aitäh teile ja me kohe lähme otsime üles Stashbooki. Jätkame nüüd intervjuudega käimas, on väga pingelised žüriivestlused stendide juures, et püüdsime nüüd järgmisena kinni siit õpilasfirma Stashbook. Et ma saan aru, et te toodate erinevaid, ma ei tea, hoidikuid, kuidas neid nimetada, erinevatele isemitele ja teete neid raamatutest, et miks just raamatutest? Sellepärast, et me leidsime, et raamatuid saab väga mitmeti kasutada. Just neid raamatuid, mis on nii-öelda maha kantud juba. Ja mitte keegi enam ei loe ega vaata, vaid koguvad just tolmu kuskil seal. Ja meie leidsime, et kõige parem lahendus oleks, kui me teeme nendest raamatutest peidupaigad. Väljast poolt näevad täpselt nagu tavalised raamatud. Kui teed sisse, teed lahti, siis sees on hoopis miskit muud. Nii et sa saad siia raamatutesse saab panna ükskõik, mida hing ihaldab, raha, ehteid, kõik, mis on fantaasiamaailmas olemas. Kui keeruline üldse raamatutesse, lehtedesse sellise aukude lõikamine on? Ausalt öeldes ta nüüd väga keeruline ei ole, sellepärast, et vaja on lihtsalt saagi, joonlauda ja natukene ettevõtlikust aega ja ütleme, et sellise tulemuse saab umbes 25 minutiga kuni poole tunniga. Ma saan aru, et need lehed on kuidagi kokku liimitud või kuidas, et need laiali ei lenda? Ütleme nii, et tegelikult see on firma saladus, kuidas see asi käib, aga nii palju võin öelda, et kokku need ei ole liimitud. Ja mul oli endal ka just küsimus tegelikult, et kas te liimite lehe haaval neid, aga kuna see on ärisaladus, siis ma ei küsi seda pigem. Aga kas te olete nendega näiteks linna peale ka käinud, et istute bussis, tegelikult on telefon sees ja inimesed arvavad, et te loete näiteks, ma vaatan, günekoloogia teemalisi raamatuid? Ma täpselt selle sama raamatuga ma ükskord olingi bussi peale ja tegin sõpradele nalja. Ehk siis raamat oli ise niimoodi, aga panin telefoni endale sisse rahulikult. Ja siis, kui mul sõbrad bussi peale tulid, ma teadsin, mis peatuses nad tulevad, siis ma rahulikult vaatan, no Joonas, mis sa teed? Ja siis ma näitan, et ei, ma olin telefonis ja nalja kui palju ja samas täitsa saab kasutada ja näeb hea välja ka. Aga ega teil ei ole juhuslikult olnud kurja plaani seda õpikutega teha?
eks me oleme tegelikult teinud neid õpikutest ka, aga need kõik õpikud on olnud maha kantud ja mida enam tegelikult ei kasuta õppetöös üldsegi. Ja õpikud kantakse maha ja seega kõik valemid aeguvad ja kõik reeglid aeguvad. Selles suhtes, et kui õpik kantakse maha, siis tulevad uued ja targemad õpikud peale, ehk siis neid võib kasutada. Milleks neid ei ole muuks otstarbeks enam vaja. Ja nüüd, kui koolis, meil näiteks koolisekretär juba teab, et kuhu nende raamatute ja õpikutega pöörduda. Neil on temaga väga hea läbisaamine ja sealt me saame ka raamatuid alati. Sest muidu nad läheksid lihtsalt paberihunti. Selge, suur aitäh ja lipake alla tagasi, žürii on liikvel. Aga me katsume leida mõne uue õpilasfirma üles ja tuleme varsti teie juurde tagasi. Aitäh! Ja püüdsime nüüd kinni õpilasfirma Candelicious, vabandust, jah, nimi juba ununes. Et teie toodate siis küünled, ma saan aru, jah? Lõhnaküünled. Miks just purgi sisse? Kuna need on just kõige tuleohutum variant. Kõige tuleohutum variant. Kas te arvate, et tavaliste küünlade puhul on väga suur tuleohtlikkus? Tegelikult on küll, et on mitmeid õnnetusi olnud just sellepärast, et küünal jääb valveta, aga kui meil ta ära põleb, siis kuna ta on purgi sees just, siis ei juhtu midagi. Minu jaoks on olnud alati müsteerium, et kuidas see küünal hakkab lõhnama, et mida te selle parafiiniga siis teete? Meil on spetsiaalsed aroomiõlid selle jaoks, mille me siis segame parafiini ja steariini sisse. See toimub siis kuumutad parafiini ja siis segad selle, jah. Et ma vaatan, mis maitselisi, lõhnalisi, teil siin on ahvatlev apelsin, otseahjust ja palmisaar, et kuidas näiteks palmisaar võiks lõhnata? Palmisaarel on kookoselõhn. Ja sellel otseahjust, mis sealt ahjust tuleb? Piparkook, et jõulude ajal oli see üks minemaid meil. Väga põnev, aga selle purgi kohta veel üks küsimus, et kas te pidasite kellegagi nõu, et just purgi sisse või see tuli lihtsalt teil endal? See tuli meil endal jah, et alguses meil oli üldse plaanis hakata maase müüma ning siis, kuid see mõte jäi ära ja siis sellest mõttest jäid alles purgid ja otsustasime küünlad sinna sisse teha. Ja miks on teie küünlad palju erilisemad kui need, mis poes on? Et ma saan aru, et õpilasfirma ja mina olen igati selle poolt, aga kuidas teie ennast promote näiteks? Näiteks see, et kõik meie toodang on 100% käsitöö, ise teeme neid enda kooli laboris, enda vabast ajast. Need on ka soodsamad teistest, kui te poest ostate, et kui te võtate näiteks Joigi küünlad, et tavaliselt need on 10 eurot. Et meie kõige kallim on ainult 5 eurot. Juba siit tuleb see vahe. Väga huvitav. Kuidas te saite endale selle labori muretsetud? No algselt me pidime oma eelmise kooli köögis, õppeköögis neid tegema, aga siis meilt nõuti liiga palju küünlaid vastutasuks. Aga siis me pidasime oma kooli direktoriga nõu ja tema ütles, et keemialaboris võime tasuta teha neid, kus on kõik vajalikud asjad olemas. Ja milline kool see meil lubab teha oma laboris? Läänemaa Ühisgümnaasium. Selge, suur aitäh ja lähme otsime teised õpilasfirmad ülesse. No nii, oleme jälle tagasi seekord õpilasfirmaga Salt & Pepper. Kõigepealt ma tahaksin küsida teie käest, et Salt & Pepper, kust selline nimi, et te ju ei tegele ometi toiduainetega? Tegelikult meie firma algne idee oli tegeleda tõesti köögitarvikutega ning sealt arenes idee edasi, kuna me tegeleme köögiga, siis me mõtlesime, igas köögis on soola, pipart, ikka selliseid tavalisi asju ning põlled kindlasti kõikidel on olemas igaks juhuks ja siis me mõtlesimegi, et paneme Salt & Pepper oma firmale nimeks. Et ma näen siin, et te kasutate oma toote tootmiseks siis vanu triiksärke, ma saan aru, et kas teil on endal kõikide tuttavate poiste triiksärkide kapid tühjaks varastatud? Põhimõtteliselt küll, et alguses me ikka võtsime isad ja vanaisad ja onud kõik lähedaselt, et küsisime neilt, et kas neil on ja siis käisime võtmas neilt. Kui, ma ei tea, keeruline on see õmblustöö, mis siin vajab tegemist, et kaua teil ühe, ma ei tea, põlle tegemiseks siis aega läheb?
Ühe põlle tegemiseks läheb keskmiselt tund, isegi võib-olla natukene peale, sest et seda kanti ei ole just kõige lihtsam õmmelda sinna nurkadesse ja äärtesse ja ümaratesse äärtesse, et tegelikult on see ikka võtab aega. Et ma vaatan, et teil on ka sellised ilusad pluusid, et kas need lähevad ka päeva lõpus siis niimoodi põllede tegemiseks? Ma arvan, et need särgid vist ei lähe, aga kindlasti me teeme nagu teisi triiksärke ja need, mis meil esinemise ajal olid, et nendest teeme kindlasti uued põlled. Mina esinemise ajal kuulsin seda põnevat lugu, aga ma usun, et kallid vaatajad võib-olla ei kuulnud, et teil on iga särgi taga mingi lugu. Milline on, äkki räägite natukene lähemalt, et mis võib olla põnev? Et need lood on siis, need on päriselt tõesti sündinud lood enamuses, et kuna me oleme oma särgid võtnud vanaisade, vanaonude kappides, siis nemad on meile need lood jutustanud ja meie oleme siis need särkide juurde pannud. Ja üks lugu näiteks, mida me siis ka esinemisel kasutasime, oli see, et vanaisa Meinhard käis selle särgiga Maretil Kosjas. Et selline lugu siis, mis on täiesti reaalselt juhtunud lugu. Aga kui te laadal olete näiteks müünud või kuskil mujal, et kes põhiliselt ostavad neid, kas pereemad või nooremapoolsed või täitsa vanaemad juba? Meil on ostnud erinevad inimesed, on ostnud sellised hästi vanemad naised ning näiteks koolilaadal meil ostis üks õpilane just, et oma vanaemale teha jõulukingiks, et klientuur on erinev. Ja kui palju üks põll umbes maksab? See konkreetne põll on 5 eurot, aga sellised, kus on rohkem kaunistusi peal, sellised olid 7 eurot ning need lihtsad põlled, mis olid tehtud särgi tagaosast, need olid 3 eurot. Ja kas te midagi muud teete ka peale põllede? Ja, et me teeme veel poekotte ning pajalappe, aga need me teeme siis riidejääkidest. Nii et siis ei lähe põhimõtteliselt mitte midagi raisku? Ei lähe, kõik jääb alles. Selge, suur aitäh ja katsume leida veel mõne firma. Ja nüüd järgmiseks on meiega õpilassilma The Stories. Et te näete kõik väga siuksed, ma ei tea, veidi isegi hirmuäratavad välja, aga samas väga efektsete kostüümidega. Et mis lugu nende kostüümidega on? Mina võin vastata. Me otsustasime teha kostüüme, sest tahtsime lisada rohkem eripärasust meie teenusele, sest mistilised ekskursioonid juba on Tallinnas, aga erinev on, et meil on selline lähenemine väga stiilne ja kõiki oma tööd me nagu teeme oma stiiliga. Et kõik aruanned, kõik meie promomateriaalid ja kõik on ühes stiilis. Isegi teeme alati ühe meigi ja juukseid samamoodi ja nii edasi. Et lihtsalt, Liisa, скажи свое предложение. Selleks, et moodustada nagu ühist pilti, me oleme nendes kleitides nagu niimoodi. Ja, et kui veel siis segaseks jäi, siis õpilasfirma The Stories, siis vanalinnas pakub, eks ole, giditeenused ja jutustada neid lugusid seal on ju. Et küsiksin, et kuidas te leiate endale kliendid, et kas te ootate neid vanalinnas kuskil väravas või leiate nad internetist? No, leiame peamiselt koolist, siis internetist ja tutvumiste kaudu ja on Facebookiga kirjutanud mõned inimesed, aga kuna me oleme väga noor firma ja mitte väga nagu meid ei tea väga palju, pidime ise leidma kliente. Praegu on teie teenus ainult Tallinnas, aga kas on ka mõeldav, et te näiteks laieneksite siia Tartusse, sest ka siin Tartus on väga tore vanalinn? No muidugi, meil on nii suur võimalus, et siin ka läbi viima neid ekskursioone. Ja meil lihtsalt pakutati niisugust võimalust. Ma mõtlen, et me kavatseme seda teha. Kui suured on teie rühmad, kellele te korraldate ekskursioone? No keskmiselt 10-15 inimest.
niimoodi, on ka vähem, vahel on ka vähem ja maksab ühe inimese kohta õpilastele 2,50 senti ja täiskasvanutele 4,50 ja kui grupp on rohkem kui 15 inimest, siis 20% on soodustus. Et kõige madalamad hinnad on Tallinnas. Seda ma mõtlen ka, et muidu on vanalinnas väga kallid hinnad, aga kus te leiate need müüdid, mida te jutustate inimestele? Sellega tegeles meie stsenarist Liisa. Meil oli palju allikaid, nagu meie õpetaja on eesti keele õpetaja ja veel ta töötab giidina ja ta jutustas meile palju. Veel me leidsime nagu informatsiooni internetist ja ka giidi raamatutest. Aga suur aitäh The Stories ja me laseme teid žürii juurde tagasi. Ja lähme leiame varsti ka mõne veel ühe õpilasfirma juurde. Jätkame nüüd intervjuusid õpilasfirmaga, mis teie nimi oligi? Joy Jazz, vabandust, ma juba jõudsin selle ära unustada, jah. Nii, teie tooteks on siis väga põnevad, ma ei teagi, kuidas neid nimetada. Jah, just, et mida sealt purkidest täpselt leida võib? Palun, можете повторить? Ja, mida siit purkide seest nagu täpselt leida võib, et mis seal sees on? Seal on 30 ülesannet ja inimene teeb need ülesannet kuu jooksul. Meil on 4 kategooriat, armunud, vanemad, sõbrad ja sport ja eneseareng ja inimene teeb need ja valib oma kategooria, mida tahab. Kuidas te üldse tulite selle idee peale, et teha siuke soovide ülesannete purk? Vene keeles seadsime endale eesmärgi luua toodet sotsiaalaspektiga ja me tahaksime korraldada üritusi, motiveering, aga pärast seda otsustasime müüa motiveerivat purki. Te ütlesite, et teil on 4 erinevat sihtgruppi, et kelle hulgas see siis kõige populaarsemaks on osutunud? Eneseareng. Mina ei ole neid purgisisusid lugenud, aga mis on teie enda kõige lemmikum silt? Min on võib-olla ka eneseareng ja sport. Eneseareng, et seal on väga erinevad ülesanded aga sport on sellepärast, et mulle meeldib tegeleda spordiga ja see pärast. Aga mis on kõige lemmikum lause üldse? Ma arvan, et purgis sõbrad, seal on külastama sõbrad või kutse tema kinno ja ma arvan, et see on väga tähtis, et leida aja, et veeta seda sõbradega. Ja kas need lähevad pigem kingituseks või inimesed ostavad ise endale neid? Ja kingimuseks ja ise kasutamiseks. Ja ma küsiks äkki viimase küsimuse, et kas te olete tagasisidet ka saanud inimestelt? Ja me saame, meil on saitil ja nad saavad kommenteerida ja kirjutada midagi, soovitada meile, mida tulevikus teha ja nii edasi. Selge, aga suur aitäh ja laseme teid tagasi võistlema. Ja lähme otsime üles viimase firma. Ja viimase õpilasfirmana on siis meiega õpilasfirma Kertse ja selle asemel, et mina neid sisse juhataksin, annan ma neile selle võimalus ise. Kertse tunneb biiti, tõmba seda niidiks on meil taht, see ei ole praht, Kertse. Väga lahe, väga lahe.
kas selline ühtehoidev laul tekitab teis head meeskonnavaimu ja hoiab teid ühtsena? Ja see annab kindlasti väga palju kaasa. Enne kui me tootest räägime, me just märksime, et te vestlesite tänase žürii esimehega, et kuidas vestlus läks? Vestlus läks väga hästi, meil läksid kõik vestlused tegelikult hästi. Jutukalt. Sellel poole. Mis siis õigupoolest teie tooteks on, et kas tegu on tavalise küünlaga või on see mingid lõhnaelemendid juures? Tegu on käsitöö küünlaga, et sellised, mida poest ei saa. Ja see teebki need eriliseks, et neil on kaunistused peal, mõnedel on erinevad lõhnad, on ka lõhnatuid, sest kõik ei talu ju lõhnu. Ja kindlasti see, et me tegeleme taaskasutusega selle protsessi käigus. Ma näen, et te olete kõik 5 kenat neiut, et kas te nagu mehelikkusest oma firmas veidi puudust ei tunne? Mõnikord on küll selline soov, et siiski võiks olla mõni selline meessustlige ka, et liiga palju naisi tekitab liiga palju draamat. Aga siis ma jälle mõtlen, et kui meil oleks jälle mõni mees, siis palju õnne talle selle karja naistega. Et siiski tegelikult on hea, kui on niimoodi kõik on nagu naised koos, et see ühtne mõtlemine on vähemalt. Ja ma kuulsin, et teil on üks väga huvitav aspekt, mis teeb teie küünlad veel erilisemaks. Äkki räägite meie kallitele kuulajatele natukene lähemalt sellest? Nii, kui te mõtlete annetust, siis meie annetame 10% iga küünla pealt Karoliin Illenseeri fondile ja Karoliin Illenseeri fond toetab lapsi, kelle vanemad on kas hukka saanud või haavata sõjas. Ja mis see käive meil hetkel on või kasum? Jah, mingid 100 € on juba sellele. 100 € umbes saame annetada juba, et see on hetkeseisuga ja loodetavasti tuleb seda juurde. Et kui ma käisin ühe teie liikmega Norras, siis seal läksid küünlad väga-väga hästi, et kuidas need Eesti turul lähevad? Eestis lähevad ka need hästi, aga kuna selle Norras oldud vähese aja jooksul läksid need küünlad päris kiiresti, siis ma arvan, et Eestis need nii kiirelt ei lähe. No nii, sellega on siis tänaseks kõik õpilasfirmadega, aitäh teile. Meie nüüd teeme siit väikse pausi ja varsti juba kuulutaksegi välja Eesti parim õpilasfirma 2014. Aitäh!